Tervist! Mina olen siis Sainar, päriselus töötan ajakirjanikuna. Nendel aastatel, millest Ignar kohe rääkima hakkan, olin ma üsna just Nõukogude armees sundaega teenimast tulnud 20-21-aastane Tartu Ülikooli tudeng. Ja kõik see möll, mis 87 ja sealt edasi käima läks, oli minu jaoks erakordselt huvitav. Ja natuke isegi piiri peal käimine, sellepärast, et neid piire sai kombartud. Noor ajakirjaniku hakatis ikka, eks püüdis tsensoreid proovile panna ja nii edasi. Ja aga Fjuk oli tookord juba vana mees. 86. aasta jõulude ajal, kui interneti uskuda, olid sa 33 ja sul tuli idee. Ja see idee sai siis teoks 25. mail 1987. Ja Fjuk oli üks neid, kelle algatusel loodi Eesti NSV loomeliitude kultuurinõukogu, mida rahvas küll teadis loomeliitude kultuurinõukogu nime all. On see korrektne? Ilmselt. No, sa olid ju siis noor, peaks mäletama paremini. Aga lihtsalt nii palju korrigeeriks, et see mõte seda sellise asi luua tekkis 86. aasta novembris juba ja detsembris ma siis sellest esmakordselt rääkisin kõige esimesena Jõerüüdina Kuku klubis ja Lennart Merile tema kodus. Me elasime väga lähestikku, nii et me noil aastal väga sagedasti nädalas 2-3 korda ma veetsin õhtut tema juures. Ja nii et ja miks see sündis alles 25. märts on see, et see oli üldse esimene nii Nõukogude Liidus kui Eestis altpoolt üles loodud organisatsioon. Kõik senised on need Almavüüd või loomeliidud või komsomolid või mis iganes Almavüüd. Kõik need tulid ülevalt alla. See oli nüüd esimene, mis tuli alt üles ja see tekitas alguse ärevust nii loomeliitudes, sest seal olid ka nii oma partei rakukesed ja ma mäletan, see võis olla kuskil aprillis ja järsku mind kutsuti keskkomiteesse, kuigi ma polnud elus, ma polnud ei liigega, aga see ärevus oli nii suur ja igat sõna, mida siis sellesse põhikirja sai pandud, sealt poolt kaaluti nii-öelda kullakaaluga. Aga nüüd veel nii palju ütlen, kui ma nüüd täna siia pidin tulema, ma natuke sirvisin neid toonaseid materjali ja seda põhikirja ka. Ja minu meelest see on üks kõige ilusam dokument, mis üldse saab elus olla. Ta on praktiliselt 1,5 lehekülge pikk. Algul loetleb, et kes siin osalevad ja siis ülesanneteks on osaleda Eesti rahvuskultuuri arengu üldkontseptsiooni kujundamisel, selle internatsionaalsete sidemete korraldamisel ja ühiste seisukohtade väljatöötamisel. Eesti NSV ühiskondliku kultuurielul sõlmküsimustes. Ja järgmiseks on oluline, et töö aluseks on liikmete vastastikune usaldus. Igast loomeliidust oli 4 liiget, üks pidi olema juhtorganist ja töö võis toimuda siis, kui iga liit oli esindatud ja mis on tähtis, et dokument vastu võtta pidi olema 6 liidust poolt vähemalt 5. Et me nägime ka ette, et kuskil võib olla mingi probleem mõne liiduga, et nii nagu Euroopa Liidus on vaja mingit konsensust, mis ei olegi saavutatav. Vabas maailmas ei ole saavutatav konsensust, see, kus on sõnavabadus ja mõttevabadus ja arvamusvabadus, see lihtsalt. Ja, nii et sellisena see sai siis 25. mail loodud. Ma lähen korra veel tagasi 86. aasta sügisesse. Sa mainisid, et idee hakkas sündima novembris 86. No pagan, Ignar, 86 oli ikka veel väga must väljas, väga tume aeg. No perestroika lõhna nagu oli, aga päris perestroikat ju veel ei olnud. Kust teil see idee tuli? No ikkagi oli ju. No vähe. See hakkas ikka 85, aga ilmselt ongi, ma olen selline natuke teistmoodi inimene, ma tajusin seda võimalust ja üldiselt loomeliidud olid tol ajal ikkagi mingisuguses privilegeeritud seisuses. Ma ei oskagi seda öelda, miks, aga ju siis ülevalt poolt eeldati, et see on seltskond, keda on vaja lõa otsas hoida. Ja see lõa otsas hoidmine tähendab nii piitsa kui präänikut.
ja loomeliidu või loomeinimene on ju eeldatavasti sõnakas ja loominguline ja situatsioonist, nagu öeldakse, nii-öelda vabandage väljendus, kas sitast teeb saia ja see aeg oligi, kui sellest tuli seda teha. Ja kui kujundlikult öelda, mismoodi see Eestis alates siis nii-öelda loomeliitude nii-öelda algatusest kuni selleni välja, kui 91 Eesti iseseisvust taastati, siis seda Eestis võibki öelda, et vaim võttis samm-sammult võimu üle. See on tänavale minek, see on vabaduse ega iseseisvuse palumine, vaid me sättisime seda oma iseseisvuse saamist samm-sammult õiguslikul alusel ja kaasamisel. Mitte ühtegi eestlast ei tohtinud kõrvale lükata. Ja tol ajal ma tean ainult ühte eestlast, kes oli nii-öelda ära pööranud. See oli keegi Annus. Võib-olla sa mäletad mingisugune parteitegelane, kes... Lembit Annus. Väga võimalik, ja mina rohkem ei tea ühtegi eestlast. Oli ta ükskõik kui kõrge... No Ristlan oli ka lõpuni ikka päris nii-öelda kahtlane, aga ta taandus. Aga Annus oli nagu lõpuni ja ta oli venemeelne. Ristlan oli selline nii-öelda lihtsalt parteifrukt. Aga Annus oli sõna otseses mõttes venemeelne. Aga kõik muud 99,9% eestlastest samm-sammult tulid kõigele kaasa, nii et minu lähtekoht oli selgelt, nii et me ei tohi ühtegi, sest nagunii oli ju see 5. kolonn oli olemas. Kui me selle kõrval oleks veel eestlastest omale vastasrinne loonud, siis me oleks kaotanud täielikult. Ignar, siia tulles ma püüdsin meenutada ja mõelda, et mida ma ise aastal 86 ja 87 uskusin, et kas ma uskusin, et Eestis saab iseseisev riik. Ma ütlen teile ausalt, ma ei oska vastata, ma ei mäleta. Ilmselt ma otsapidi uskusin, ilmselt teist otsapidi ei uskunud. Nendel aastatel noore ajakirjanikuna ma käisin päris paljudes kohtades, Eestis läks kõik siiski üsna rahulikult. Paljudes laguneva Nõukogude piirkonna kohtades ja siis ma jälle ei uskunud, sellepärast, et oli tanke, oli verd. Meil läks kõik hästi. Ignar, kas teie kamp, kõige paremas mõttes teie kamp, 86 ja 87 uskus, et Eestis saab iseseisev riik? Mitte ise majandav Eesti, vaid iseseisev riik. See ise majandav Eesti oli üldse üks segane aeg, sest ta oli nii jumalikult geniaalne idee. Aga samas, kui hakata läbi mõtlema, siis see tähendas, et me lihtsalt nii-öelda sätime need pulgad ümber, aga süsteem jääb samaks. Aga see kogu see iseseisvuse saavutamise protsess oligi nii, et me mängisime ju, algul pidime mängima nende pillidega, nende tööriistadega, nende nii-öelda sõnavaraga, nende mõistetega, esimesed ja vist aastad 2, kõik pöördumised, mis ka Kultuurinõukogu tegi, ka loomeliitude pleenum aasta hiljem, need olid ju kõik parteiorganitele, kõik võimule. Me suhtlesime, tahtsime võimu enda kasuks pöörata. Lõpuks ju see õnnestus igal pool, lõpuks ka rahvasaadikud kongress 24. detsember 89 otsustas MRP salaprotokollid on nende kehtestamise allkirjastamise hetkest tühised, nii et isegi Moskva jõudis selleni lõpuks. Nii et meie tee oligi, et nii-öelda ikka uuesti kordan see võim nii-öelda omaks saada ja siis ühel hetkel, kui ta on oma kõrvale visata ja Eesti taastada. Aga see sinu küsimus selle 86. aasta kohta, siis mina elasin ilmselt ja see minu või meie seltskond elaski mingis teises maailmas. Ütleme, see on nii-öelda kukumaailm, aga minu kui arhitekti jaoks ma hakkasin juba 70. lõpus huvi tundma linna planeerimise ja sellega seoses Mustamäestumise, Lasnamäestumise, ma sellega seoses Sirpi kirjusin üsna palju artikleid
mida siis Vello Pohlatoona toimetaja väga palju lauseid muutis selliseks, mis kaotasid mõtte, kui see puudutas migratsiooni. Aga lõpuks need olid ikka loetavad, aga ma mäletan 82 või 83 olin ühes ETV saates, kuidas kodustada Kivilinna. Peale seda ma sain oma töökohast Eesti projektis, ma tegin kesklinna detailplaneeringut lahti, see öeldi, et sellise suhtumisega inimene ei saa kavandada Nõukogude linna. Nii et mul oli see nii-öelda, see käsi kogu aeg sees selles mingis oponeerimises ja migratsioon oli ju selle kandev jõud. Ja näiteks kui me 87. aastal mais selle asutasime, ma nüüd vaatasin ühte protokolli, seal oli väidetud, vist Lennart väitis seda, et Tallinnas 86. aastal läks esimese klassi juba rohkem vene keelt kõnelevaid kui eesti keelt kõnelevaid lapsi ja venelasi oli Tallinnas 54%. Nii et me tol ajal arutasime vähem minu seltskond või minu sõbrad või kus ma lävisin, et mis aastal nüüd on, kui üldse Eesti koolid kinni pannakse. Kuna see juhtub, kui meil kõik lähebki venekeelseks. See venestamine oli ju süsteemne ja pöördumatu tundus. Nii et see vastuhakk oli, see oli nagu mingisugune kingitus, mida Gorbatšov tegi, see oli Eestile kingitus. Jah, enne seda oli, tuletan meelde, et enne seda oli Eestis haridusminister, kes ei rääkinud eesti keelt, Elsa Gretškin. Päriselt, see oli võimalik. Eesti haridusminister oli inimene, kes ei rääkinud eesti keelt. Kuule, aga sa meenutasid neid ehitust ja paneelmaju ja linnakuid ja migratsiooni juurde me veel jõuame, aga sirvisin neid teie protokolle. Esimese aasta protokollidest te räägite tohutult palju, uskumatult palju sellest, kuidas õigesti arendada elamuehitust, kuidas ehitada normaalseid elamispindu ja kortereid, kuidas rajada see nii-öelda ehitusbisnis teistele alustele, et see oleks monopoolne, et seal ei oleks kusagilt kõrgemalt või isegi väljastpoolt Eesti piire kellegi ideed, et teeme siia nii palju koledaid maju ja siis on kõik õnnelikud. Oli see siis tõesti teema, mina seda ei mäleta tollest ajast, et ma lugesin algul põhikirjast ette ka mingi punkti, et me pidime tegelema kultuuri, mis asi see oli? Rahvuskultuuri arengu üldkontseptsiooni kujundamisega. See elamuehituse teema tuli kohe esimesel korral päevakorda, sest just neil päevil oli kavas, ma nüüd vaatasin ka protokollist järgi, ma muidu ei mäletaks, tol ajal seda nii-öelda paneelmaja tootva majaehituskombinaadi mingi juhtkonna valimine ja ühtlasi selle muuta mingiks suureks kombinaadiks, et mitte projekti ei tehta enam Eesti projektis, vaid kõik projektid tehakse seal, seotakse need, ehitatakse seal kõike, toodetakse neid seal. Ja sinna juurde käis veel mingisugune, et see oli nagu üleliiduline aktsioon ja selle juurde käis siis mingisugune selline asi, et aastaks 2000 või mis iganes 2010 või et kõigil tallinlastel on omaette mugavustega korter, aga samas me teadsime, et iga aasta toodeti tohutu hulk elamispinda, aga nii-öelda esimene, seal oli mitu erinevat järjekorda nendest järjekordadest, kes esimesena pidid saama, et see ükski aasta ei vähenenud, et kogu aeg anti korterid need, kes tulid, aga need, kes olid järjekorras, võisid olla seal igavesti, nagu telefoni järjekorras, surra ka selles järjekorras. Ja see andis meile võimaluse tol ajal rääkida nii-öelda aia august, kuigi me rääkisime aiast ehk migratsioonist. Aga ilmselt me algul olime ka ehk liialt püüdlikud ja esimese märgukirja algteksti koostas Jõerüüt, kes millegipärast oli selle teemaga kuidagi sina peale saanud. Nii et, aga see ei kestnud kaua, aga see migratsiooni nii-öelda mingisugune sisemine
vaikiv vool läheb sellelt kõigist nendest teemadest läbi ja ka sinna lõpuks jõuab. Kui teil on küsimusi või repliike, siis julgelt. Ma tahaksin tegelikult küsida, see on võib-olla küll natukene teemast väljas, aga kuna ma ise uurin Eesti Instituudi kohta, mis on siis Lennart Meri poolt loodud, praeguseni veel tegutseb, aga kui ma dokumente läbi vaatasin, siis ma nägin, et ka teie siis härra Fjuk olete oma allkirja justkui nagu loomisele pannud, ütleme heaks kiitnud selle loomisel, et tahakski küsida, et kui palju teil praegu eksprompt muidugi sellest midagi meeles on ja siis tahtsin veel küsida, et kui me arhitektuurist räägime, et kas te osalesite kuidagi ka Eesti Instituudi nende hoonete planeerimises, sest et Lennart Meril olid hästi suure joonelised plaanid, et võimsad hooned keset Tallinna või kuhugi. Et mis ma mäletan seda, et see tõesti oli, Lennart tõi selle idee meile kultuurinõukogu koosolekule, seda sai arutatud ja selles mõttes seda nagu toetatud. Ma mäletan, ma käisin temaga ka Stockholmis millegipärast toonast seal olevate eestlaste ja mingisuguse seltskonnaga kohtumas, aga rohkem ma ei mäleta sellest midagi. See oli üks episood, midagi sarnast ka, mida me ka Lennartiga algatasime, mis on Loomeliitude pleenumi kogumiku tagakaanel, on algatada mingisugune Eesti noorte pere sihtkapital, et toetada noore peresid ja seda nüüd on nii-öelda aastakümneid seda rada tallanud Isamaa, kes on võtnud seda oma nii-öelda oluliseks teemaks, aga Eesti Instituudist, see on mulle uudis, et see veel tegutseb. Mul pole sellest õrna aimuga. Lennart Merile oli ka tegelikult. Ma mäletan, see on üks hästi huvitav juhtum, et aastal 90 olid ju Eesti Kongressi ülemnõukogu valimised ja Lennart kandideeris Nõmme koos Mart Laariga ja tol ajal olid need telesaadetel ja debattidel väga suur tähendus või kaal, sest sotsiaalmeediat on ja kõik seal, mis nagu läks hästi või halvasti, see oli reaktsioonini ka valimistulemuses. Ja Lennart Meri hakkas seal millegipärast, kui talle anti sõna, ta sai seda 3, 4, 5 minutit, hakkas rääkima midagi nii-öelda esimest korda ja viimast korda elus midagi segast Eesti Instituudist, kuidas see on vajalik. On ülemnõukogu valimised, kus kõik räägivad Eesti iseseisvuste taastamisest, juriidilisest järjepidevusest ja tema hakkab rääkima Eesti Instituudist ja teda ei valitudki. Aga ta sai õige pea, kui Savisaare valitsus välisministriks ja ta on kõigi aegade kõige parem Eesti välisminister. No ma sirvisin neid teie protokolle. Jälle teist korda ütled juba. Ma olen nende üle uhke, sest et ega see lihtne lugemine ei olnud. Ja. Isegi tänapäeval. Ja mulle jäid silma ikka, ma tegin märkmeid, et mis nendest esimese aastate protokollidest nagu kõige rohkem läbi käis, millised märksõnad. Ja Jeesus Kristus nagu tänapäev oleks sattunud. Migratsioon, eesti keele staatus, fosforiit käis läbi, aga praegu meil käib, eks ole, Eestis vaidlus, kas ikka peaks põlevkivi ahju ajama või ja puitu, mitte. Kas võib puid maha langetada? Kas võib puid maha võtta või mitte, eks. Et nagu polegi midagi muutunud, teemad on kõik samad. Oli see siis tõesti, migratsioon ja migratsioon oli tõsine asi. Nagu sa juba viitasid, et eestlased hakkasid sõna otseses mõttes vähemusse jääma. Eesti keele staatus oli ka väga tõsine asi. Päriselt. Ja fosforiit oli kohe väga tõsine asi. Ma ise kandsin kollast särki ja käisin rattamatkal ja karjusin ei fosforiidile. Ma ühe teise teema ennem proovin ära seletada, sest ennem sa küsisid seda, et kui see mõte tuli kultuurinõukogu teha 86 lõpus, et miks ta alles sündis mais.
ja siis ma nüüd dokumentidest vaatasin järgi, et meil tuli mõte teha või saada tollansest Eesti raadiost, vist juba Vikerraadioks kutsuti teda ka, omale mingi saateaeg ja see oli november 87. Me sellest tegime esimese kirja Keskkomiteele ja Eesti Raadiokomiteele ja detsember 87 rääkisime ja jaanuaris ja siis esimese saate saime siis 5. veebruari. 87. 88, 5. veebruari. Kes lubas? Ja võt ma ei tea, kes lubas ja igal juhul ma seda esimest saadet mäletan, seal oli Põldroos, Kiisk, mina, Soosaar ja Ene Hiion juhtis seda. Ja nii toimus vist 3 saadet, kuni ühel päeval tuleb meile Kultuurinõukogu vist 4. istungile tollel aastal Mart Siimann. Et ikka nad on arutanud seda, et see saade on halvasti ette valmistatud, pole õiget ühte teemat, et seda peaks ikka otse tegema, aitab, kui oleks ainult pool tundi ja mis on hästi oluline selle, miks ma seda räägin, on see, et ega meie oma inimesed ka kõik seda saadet ei kuulan. Ma ei tea, millise saate peale ta nii-öelda see Siimann sinna tuli, aga paljud need, kes meil seal olid, näiteks ma nüüd vaatasin ka Ando Runnel, kes ei olnud kuulanud, ka ütles, et loomulikult saadet peab korralikult ette valmistama, seal peaks ikka olema teema ja peaks olema toimetaja ja nii edasi. Et kõik teadmata hakkasid rääkima seda nii-öelda sobilikku juttu. Mart Siimann oli tookord siis Eesti Raadio, Eesti Televisiooni juht. Juht ja ta tuli selle teemaga ka veel järgmine kord, sest asjad ei paranenud ja läks veel edasi ja siis oli 28. märts ja siis enam ta ei tulnud ja siis Ene Hiion andis teada, et nüüd otsustati see saade üldse lõpetada, sellepärast et 25. märtsi saates oli räägitud sellest küüditamisest ja kogu sellest värgist. Selleks ajaks olid kõik meie inimesed ka saadet kuulanud ja kõik olid ka Runnel, ütles, see oli kõige paremaid saateid ja siis saime ikka aru, milles on jutt, millest Siimann ja milleks nad selle saate vastu olid. Sest ühel hetkel see oli siis kuskil peale Loomeliitude pleenumit, oli küsitluste järgi, kuulas seda reedest kell 1 otse saadet üle 90% Vikerraadio kuulajatest. Nii et see oli kõige kuulatavam saade ja sinna kõrvale palla see Siimann juts on palju hullem kui see, kuidas Ansip koerad ajas Tartus. Kõik te teate, et podcast'e ju ei olnud. Ja. No võt, ja see nüüd näitab ka seda, et veel 88 alguses, mis siis rääkida 86. aasta lõpus, oli Eestis ikkagi olukord selline, et kõike ikkagi valitses ja kontrollis partei Keskkomitee. Nii et kõik, mida me tegime, me lihtsalt pidime tegema samm-sammult, et mitte endalt võtta seda võimalust ära, et ühel hetkel me ei saa enam teha mitte midagi ja seetõttu ongi, et väga palju, mida ei ole kuskil kirjas, ka pärast kui Rahvarinne tekkis, kui oli see Rahvarinde poolt moodustatud konsultatsiooninõukogu, mis käis koos Mainoris ja kus siis ka meie osalesime, mina osalesin esindajana, siis kõik need arutelud alati sisaldasid nii-öelda musta stsenaariumi käsitlust, et millised on need võimalused, kui me midagi ja mis see on siis see, mis me valesti teeme, mille tulemusena võiks olla mingid verevalamised või et pannakse nii-öelda tankid tulevad, nii-öelda Vene tankid või mis iganes tähendab, et see pidi olema hästi ettevaatlikult tehtud. Aga see meeldibki, see sõnal on kaal ja sõna eest peab vastutama. Tänapäeval mõni kaabu võtab kätte ja ükskõik mida suust välja ajab ja sõnaga peab omale sõpru saama, mitte sõnaga omale vaenlasi saama. Nii et sel ajal oli see ääretult tähtis. Ka vist täna. Enne kui me alustasime Ignariga, siis me vaatasime seal klaasi taga, soovitan pärast vaadata, seal on, saime õigesti aru, kirjad Eesti Raadiole või telefonikõnet Eesti Raadiole, mis on siis üles kirjutatud. Ja Ignariga naersime, seal oli üks küsimus. Aastast 87. Kuidas saab Keskkomitee peasekretäri ümber valida? Ja see oligi see, kus me elasime. See oli otse saates, see
Renate Timak oli. Renita Timak oli, kes siis sai, üks telefon oli, sai sisse helistada, ta kirjutas küsimused üles ja siis saate teises pooles siis me neile vastasime. Nii et ja ilmselt, kui nüüd tänasesse päeva tulla, peaks olema ka mingil moel see poliitika selline, et opositsioon ei peaks lihtsalt nii-öelda valitsust või koalitsiooni sõimama, vaid ta peaks teda proovima nii-öelda tema mõtteviisi muuta, teda nii-öelda nagu enda poole võita või et mitte teha neist nii, et nad on nagu sõjajalal kogu aeg. Ma ei tea, kas ma nüüd väljendasin ennast kuidagi. Mul on hea meel tõdeda, Ignar, et sinu 86. ja 87. aasta optimism ei ole kadunud vaatamata sellele, mis akna taga toimub. Aga kui teil on küsimusi, siis küsige, kui teil on repliike. Jaa, palun. Mina olen ka ajakirjanik, natuke noorem kui Ainar. 85 olin ma kooli lõpetanud, nii et 87 olin ma teise kursus. Kas teil oli see ainult tüdrukute kursus või? Ei, see oli meie ees. See oli teie ees. Meile tulid ikka mehed tagasi pärast. Ja. Aga küsimus on mul selline, kuna ma mäletan kõike seda, mida mina tegin, aga ma ei mäleta kõike seda, mis toimus Tallinnas, mis muu hulgas oli ka siis see sama kultuurinõukogude asi. Aga nüüd ma, olles ajakirjanike liidu esimees ja tundes väga suurt huvi kõigi nende asjade ajaloo vastu, olen ka lugenud neid protokolle. Ja ma märkasin, et neid protokolle on 2 aastat, 2-3 aastat maksimaalselt ja siis on nad kadunud. Saatetund kestis märksa kauem edasi. Minu meelest ta lõpetas 99 või midagi taolist. Vähemalt nende... Igatahes ta kestis tunduvalt kauem edasi, kui jätkus protokoll. Kuidas see võimalik on? Kas arhiivid valetavad? Ehk et kas kultuurinõukogu lõpetas paari aasta pärast tegevuse või kadusid ära protokollid? Ei, protokollid ei ole kadunud. Tähendab, see kultuurinõukogu sündis 87 mai ja loomeliitude pleenum oli 1. aprill 88. 13. aprill 88 tuli idee Rahvarinne moodustada ja Rahvarinne kongress oli 1. oktoober 88. Ja see periood kuni kongressini olid need nii-öelda pleenumi dokumendid, Rahvarinde Rahvarinde programmilised dokumendid, sest neid on ju välja töötatud ja siis meist saigi nii-öelda loomeliitudest nii-öelda Rahvarinde emand või ühesõnaga, et see kuni Rahvarinde sünnini oli kultuurinõukogu kas siis mõne jaoks protoparlament või Indrek Toome nimetas meid varivalitsuseks. Aga Rahvarinde sünniga ja selle tegevusse ka kui kultuurinõukogu oli nii-öelda sinikraede sünnitis ja nagu messiase kuulutamine, siis Rahvarind haaras rahva kaasa. Ja kultuurinõukogu kaotas oma rolli sellisena, nagu ta oli ja ka nii-öelda sügisest peale seda, kui suveräänsusdeklaratsioon oli ka juba vastu võetud, kuigi seal oli Rahvarindel juba täiesti kandev roll. Sellest ajast hakkas nii-öelda kaduma ka kultuurinõukogu selline tähendus. Veel enam, tähendab, meie kultuurinõukogus olid ju teemad nii selle MRP salaprotokollid kui migratsiooni, kui kodakondsuse, kui keeleseadusega, kõik need asjad ju võttis juba toonane ülemnõukogus olid 80% olid partei liikmed ja mis ei olnud otse valitud. Need ju kõik kehtestati. Keeleseadus kehtestati 1. jaanuaris 89 juba. Mina olin ka selles töögrupis, mis hakkas tööle suvel 88. Nii et ja nii-öelda kriipsu sellele minu tegevusele kultuurinõukogus, sest ma 3. korraks enam ei kandideerinud esimeheks, oli see, et ma ka kandideerisin sinna Moskva rahvasaadiku kongressile, sain valituks, nii et ma ei saanud igal pool olla.
nii et ja selleks järgmiseks esimeheks sai minu meelest, kas see oli Lepo ilmselt. Aga ka Lepo oli kaasatud, Lepo Sumera, kõigisse nendesse asjadesse, nii tasapisi see kaotas oma tähenduse. Algul protokollis Piret Lindpere, ta oli Arstliidus mitte sekretär selles mõttes, nagu oli sekretär Vaino Väljas, vaid selline sekretär, kes ja pärast seda Sirje Lilover ja kui mina enam esimees ei olnud, siis tasapisi see enam ei protokollitud. See tähendab, see kuidagi käis maha, aga mis puudutab saadet, siis saatega on küll niimoodi, et ma isegi mäletan seda ühte kultuurinõukogu saadet, mis oli 89. aasta lõpus või 90. aasta alguses. See võis olla jaanuar või veebruar ja see oli siis nii-öelda enne 90. aasta Eesti Kongressi ja Ülemnõukogu valimisi, kus siis olid juba nii-öelda parteinimekirjad ja Rahvarinde nimekirjad ja Eesti komiteest mingid seltskonnad ja Tiit Sinissaar oli siis üks väga tugev Eesti komitee või Eesti Kongressi liiniajaja ja kodanike komitee liiniajaja. Ja ma mäletan seda kultuurinõukogu saadet, kus oli mina ja ka Jõerüüt. Ja Jõerüüt siis nagu deklareeris niimoodi, et nüüd on juba aeg enne valimisi veel, et kultuurinõukogu ei võtaks enam positsiooni. Et ta ei oleks ei kellegi poolt ega kellegi vastu, sest enne valimisi või valimiste kontekstis peaks kõik saama nii-öelda võrdselt häält, et meil ei ole õigust nii-öelda kellegi vastu agiteerida või kellegi poolt agiteerida. Ja sellest hetkest ma võiks öelda, et kui valiti Eesti Kongress ja Ülemnõukogu, kultuurinõukogu kaotas oma mõtte. Mõned meist nagu mina või Jõerüüt või Laar või kes iganes, Põldroos ja Teet Kallas ja kandideerisid ja said valituks ka siia või sinna või mõlemasse kohta. Ja kultuurinõukogu kaotas oma tähenduse ja ka kultuurinõukogu see loomeliitude tund, ma arvan, kestis veel 90. aastal võib-olla suvel ja rohkem ka seda ju. Ma võin eksida, aga ma arvan, et sellega see lõppes, mitte 99, vaid 90. See viimasest 9 tuleb uuesti 0 teha. Kas siis koos selle kultuurinõukogu nii-öelda lahkumise, õigemini inimeste lahkumisega poliitikasse kadus ka nagu loomeliitude selline poliitiline aktiivsus? Ilmselt. Sest seda pole senimaani tagasi tulnud. Ega ta ei tulegi. Nad muutuvad üha rohkem selliseks ametiühinguks ja igas liidus on see erinev. Ma ei tea, kuidas on ühes, teises või kolmandas liidus, aga Arstliidus see on sõna otses mõttes, nad tegelevad kutse nende kvalifikatsiooni korraldamiste, konkursside korraldamisega, nii et oma professionaalses valdkonnas on nad väga vajalikud, aga neid ei huvita poliitika grammi eestki. Tegelikult on loomeliitude hulgas uuesti jutuks võetud, et võiks korraldada järgmise pleenumi. Kunagi. Mitte mälestuspleenumi, vaid just nimelt uue. Hea, et sa seda meenutasid, et kohe kui Ignar vastab, et see on mul ülikooli ajast üks eredalt meeles päev, kui Maril Lauristin tuli hommikul žurnaosakonda, 1. kursus, 2. kursus, 3. kursus, 4. kursus, 5. kursus. Ja ütles, et täna jäävad loengud ära. Et minge kõik kellegi juurde, kellel on kodus raadio ja kuulake pleenumit. Ja me läksime kursavendadega Toomepoest läbi, ostsime kasti õlut ja läksime ja kuulasimegi terve päeva raadiot. See oli ikka vapustav asi. See 88 aprilli loomeliitude pleenum. 2 päeva, mitte 1 päeva. Jah, 2 päeva. Et ma ei olnud kunagi varem kuulnud nii julgeid sõnavõtte nagu tookord. Päriselt. Mis see fenomen oli? Kus see julgus tuli teile? No kuule, see oli juba 1. ja 2. aprill. 88. Jah. Teisel veebruaril 88 aeti Tartus
laiali inimesed veel verekoertega. 2 kuud varem. 24 veebruar Tammsaare pargis oli suur miiting, kus siis oli üks organiseerija oli vist Trivi Velliste ja Mati Talvik ja mõlemad nad agiteerisid inimesi Tammsaare monumendi juurest minema Estonia kontsertsaali, et seal on rahulikum asja arutada. Nii et selles mõttes, aga tol ajal liikuski see asi pöörase kiirusega, see näiteks 88 suvel, 88 suvel jah, algatas toonane Ülemnõukogu presiidium esimees Rüütel, seal Kadriorust oli presiidium esimees, väga paljud erinevate töögruppidega nii-öelda tegevusi, sealhulgas näiteks eesti keele seaduse ettevalmistamine, mida siis võeti 89 Ülemnõukogu poolt vastu, mis oli venekeelne ja nii, et sel ajal oli see ikkagi, ma ei saa aru sinu sellest küsimusest, tähendab, täna on isegi sageli rohkem sa pead kontrollima, mida sa ütled. Siis oli see kuidagi, tähendab, tead, milles oli asi? Me olime iseenesestlikult enesetsensuuri tööriist töötas täiuslikult. Tähendab, me teadsime täpselt, mida me rääkisime ja see doseerisime sedavõrd, kuivõrd see olukord võimaldas ja tead, mis toeks oli? Tol ajal hakkas ikkagi üleliiduline press avalikustama ja avaldama igasugust dokumente minevikust ja see andis ka meile õiguse rääkida asjadest nii, nagu ta on. Nii et muud midagi selles ei olnudki. Nii et aga piire te ikka kompasid? Ei, piirid kogu aeg nihkusid, nii et üks väga hea näide, mida ma olen alati toonud, on see, et 88 maikuus toimusid muinsuskaitsepäevad Tartus. Mul on ka siin üks paber, mis on Tartu Ülikooli poolt koostatud selle kohta, et kuna mingisugused ühiskondlikud organisatsioonid Eestis loodi, siis Loomeliitud Kultuurinõukogu oli 25 mai 87, üldse kõige esimene nii Nõukogu Liidus kui Eestis, mis oli nii alt üles. Siis 26 juuli oli Tallinna sõltumatu malev, siis see Molotov-Ribbentropi pakti avalikustamise Eesti grupp 23 august 87, siis kui Madisson ja Eve Pärnaste olid, siis sõltumatu noortekool on oktoober ja muinsuskaitse selts 12 detsember alles 87. Enne seda Trivi tuli veel minu käest küsima, et kuidas see õnnestus, et nemad tahaks ka midagi teha nii-öelda väljaspool seda süsteemi. Aga miks ma seda räägin? Kui 88 olid muinsuskaitsepäevad, siis see muinsuskaitse inimesed armastavad ikka öelda, et nemad olid esimesed, kes tõid välja sinimust valge. Aga nad jätavad nimetamata, et need olid eraldi värvid, need olid suured sinine, valge ja must, selline nagu loosung, aga ilma värvita. Aga lippe ei olnud. Need olid EÜS-i maja seinte külge pandud värviribad. Ja ka demost, kui nad kolonniga liikusid, neil olid need üleval. Nii et lippe veel ei olnud. Nii et mai 88 ei olnud veel ühtegi lippu, aga suvel, kuu aega hiljem, kui olid 88 need öölaulupead, siis olid lippe täis. Nii et see juhtus kuu aega. Nii et me 1. 2. aprill me võib-olla läksime veidi ette, aga see oli ka alles juba teisel päeval või esimese päeva lõpus, kui me kukkus peale esimest päeva läksime ja mõtlesime, me keerame natuke vinti juurde. Võt. Aga taga teid ei kiusatud otseselt? KGB nagu akna taga ei käinud? Taga ei kiusatud, aga ette kiusati. Mis see tähendab? Et kui see Loomeliitude pleenum oli, siis mina olin ju üks sellest korraldajast ja kultuurinõukogu esimees, siis enne seda vähemalt 4 korral tuldi tänaval minu juurde, need olid mingid siuksed kahtlased vennikesed ja proovisid mind manitseda, kuidas öelda,
tasakaalukusele ikka öeldi, et sellest võib jama tulla ja ühesõnaga mingisugused KGB seltsimehed, kes töötlesid ja ma ei olnud ainuke, kes nagu ma hiljem sain nii et teada, nii et Enn Põldros, kes oli ju ka vist sekretär ja EKP keskkomitees, mitte see, selles mõttes sekretär, aga keskkomitee, mitte keskkomitee liige, seal mingisugune seltskond oli, kes koos käis. Ma neid ei tea ja ka Kaljo Kiiska ja nii et see töötlemine käis ette, aga peale seda ma küll mäletan, et kui see pleenum läbi sai ja tol ajal ju masinkirjal trükiti neid läbi kopeerpaberi kõikes neid eesti ja vene keeles kogu seda dokumentatsiooni, siis kui me seal Toompea lossist välja läksime seal pargi nurga peal, siis me jagasime omavahel need dokumendid ära, et igaüks sai midagi ja mina peitsin nad ka voodri vahele niimoodi ära, et juhul kui mõne käest võetakse ära, et kellelgi ikka jääb alles. Nii et see süsteem töötas siis veel meie teadvuses ja ju ta ka töötas reaalselt. Aga see süsteem alistus, sest Eestis olid ikkagi, nagu ma eelnevalt ütlesin, eestlane oli ikka eestlane, ta oli küll süsteemis sees ja süsteemi mutter võis olla, aga ta süda oli õigel pool ja ta sai aru, millest on tegemist. Nii et kõik need Toomed ja Rüütlid ja Väljased, need on ju osa teatud ajaperioodil, nad kandsid seda tegevuses, andsid, nagu öeldakse, heakskiidu ja tegelesid ja ütlesid ja toimisid selle nimel, et see läheks edasi. Nii et. Kas oli teil mingisuguseid suhteid sel ajal, kui oli 87 kevadel siis Loomeliitude kultuurinõukogu loomise aeg ja sealt edasi 88 kevadel siis suurepärane Loomeliitude pleenum, kas näiteks lätlased, leedukad, ma ei tea, grusiinid, parem osa Venemaa tärkavast poliitikast otsisid teiega kuidagi ühendust või olid teil mingid sidemed? Peale Loomeliitude pleenumit oli vist kuu peale seda meie ühel nõukogul, siis väga paljud meie inimestest olid, siis ju käid ikka nii-öelda selles Loomeliitude suures süsteemis Moskvas ja 2 inimest, kes või isegi 3 eri liidus olid käinud, siis nende vastukaja või tagasiside oli niimoodi, et osades kohtades ja osade poolt öeldi neile nii, et nüüd me küll enam ei julge Eestisse tulla, et siin nii-öelda süüakse lapsi ja tapetakse venelasi. Aga teised jälle samal ajal olid ka neid, kes patsutasid õlale ja küsisid, kuidas seda teha, sest kõik see dokumentatsioon oli meil ka vene keeles ja tol ajal oli juba ma ei tea, kuidas see vene keelt, see dokument, tähendab, kuidas ta mingi leviku sai või ta siis lihtsalt faksi ju siis veel ei olnud või hakkas just faks tulema ka, nii et kuidagi ta sinna oli levinud, nii et aga mida ma nüüd hoopis teile kõigile uudiseks ütlen ja ka endale, mida keegi teist ei tea, mina ka ei teadnud, kuigi see on protokollides kirjas, et esmakordselt me hakkasime eesti keeles staatusest ja sellest, et vajaks eesti keele seadust rääkima, kirjutasin isegi üles 21. detsember 87. Järgmine kord 11. jaanuar 88 ja siis keegi igal juhul teadis ja see on protokollis, et Ukraina oli juba ukraina keele riigikeelena kehtestanud. Nii et 88 jaanuaris oli Ukrainas juba ukraina keel riigikeeleks kehtestatud. Meie hakkasime jälle see eelnõud tegema suvel ja 89 jaanuaris. Nii et kuskil midagi juba toimus mujal ka, kuigi nüüd, kui leedulasi ja lätlasi võttes, nemad jäid kõigest nii-öelda välja arvatud see, kui Leedu omale 13. märts 90 ja iseseisvaks ennast kuulutus, aga kõigis teistes küsimustes oli see suveräänsusdeklaratsioon või ka keeleseadus või kodakondsusseadus, mis iganes, olid nad kogu aeg meist sammukese maas või 2 sammu maas.
nojah, ja sellel samal 88. aastal said ikka paar ja 90. aasta algul said ikka paar Kaukaasia riiki kõvasti Kremli käest nahutada, nii et veri lendas, aga küsimusi veel. Kas teil mingisugune meediapoliitika oli? 87 kevadel, 88 kevadel, kas teil oli mingisugune, kas te arutasite, et kuidas jõuda nagu suurde pilti, kuidas seal püsida? See, mis vaevab, mitte ainult täna, vaid juba aastakümneid kõiki erakondi ja kõiki poliitikuid, kas teil oli mingisugune plaan? Või teil ei olnud vajagi vaeva näha, te olite niikuinii pildil? Jah, no meil oli tahtmine see oma saade saada, selle me saime. See esialgu tundus see, et kõike saigi tol ajal tehtud hasardi ja õhinaga. Aga ühel hetkel see hakkas ka koormama, sest õige pea kujunes välja, et kõik ei taha ja kõik ehk ei olegi suutelised selles otsesaates olema, valdama kõiki teemasid, sest kuigi me olime seal nii-öelda enamuses nendest inimestest, kes igast loomeliidust 4 olid nõukogus delegeeritud, nad olid ikkagi eelkõige nii-öelda oma eriala suurkujud. Nad olid tunnustatud hea renomeega ja nii-öelda poliitiliselt nii-öelda, kes oskas ja tahtis poliitiliselt asju ka avalikkusele seletada, neid ei olnud palju, nii et see koormus oli, meid ei olnud väga palju, kes seal saates olid, ütleme 10. Me pidime ja saates oli korraga tavaliselt 3 või 4, Lennart jäi alati hiljaks. Ja nii et ega me rohkem nagu ei tahtnudki. Ja see kultuurinõukogu tegevus oli nii, et me küll seal arutasime, aga igast asjast sündis mingisugune märgukiri, mida tuli koostada ja mis pidi olema ikkagi filigraanne ja mis proovisime küll sirpi saada ja igal poole mujale. Ja nii et ma arvan, et võib-olla me ei osanud seda, et meil eesmärk ei ole võim võtta. Meie eesmärk oli midagi teha. Ma olen proovinud tagantjärgi mõelda, et kuidas mina sellesse nagu suhtusin ja ma ei hetkegi mõelnud võimust. Mind see võim kui selline mind huvitas demokraatias, sõnavabadus ja eestlaste püsima jäämine. Ja siis, kui ma Rahvarinne moodustati ja olid need ülemnõukogu rahvasaadiku kongressi valimisteks Rahvarinne, siis oli ka arutati, et kes siis võiks kandidaadid olla. Ja kui mulle tehti siis ettepanek, et ma võiks kandideerida, siis ma esiotsa ma ei saanud aru, miks ma peaks seda tegema, et mind ei huvita see võim üldse. Ja mis see üldse tähendab, et ma peaks kandideerima. Ma ei olnud sel ajal seda nii-öelda riigi tasandi süsteemi peale hetkegi mõelnud. Ja nii oli ka praktiliselt kõigil teistel kultuurinõukogus. Nii et eesmärk ei olnud endale teha mingisugust promot endale populaarsust korjata, et siis hääli saada, vaid see oli lihtsalt üks tegevus, mida me tegime sama loomulikult nagu hommikul ärgates pesed hambaid, siis sööd, kellel on töö, läheb tööle. Et meile meediaplaani ei olnud. On teil küsimusi? Mina küsiks sedapidi, et kas te nendes saadetes tegite ka siis mingeid vihjeid või andsite märku, et see tuleb loominguliste liitude pleenum, et seal üteldakse väga olulisi ja julgeid asju. Sest mina olin sel ajal noor arhivaar ja see oli kuidagi ette teada, et nüüd seal räägitakse igasugustest asjadest. Ja siis me nägime hirmsat vaeva, et Eesti Raadios arhiivijuhataja proua Saiale auk pähe rääkida, et ta lindistaks, kuna siis olid ju need lindipõuad ja ta oli nõus meid vahendama ainult siis, kui me toome talle topeltkoguse linte, et nemad saaks ka oma lindi võtta. Aga just see teadmine, et oli nagu teada, et nüüd peabki kuulama seda. See loomeliitude pleenumi idee on Kaljo Komissarovi idee.
tähendab 87 detsembris kuni selle hetkeni ei olnud teatriliitu. Oli olemas mingisugune liit, kus olid nii kinotegelased kui näitlejad ja see oligi vist seesama kinoliit. Aga teatriliitu ei olnud ja toonasest poliitharidusmajast 12 detsember 87 oli see asutav kongress ja seal siis Kaljo Komissarov, nüüd teda enam siin ilmas pole, tegi selle ettepaneku ühelt poolt, et teatriliit võiks võtta ka kultuurinõukogu liikmeks, saata oma 4 inimest sinna ja teiseks, et siis need loomeliidud võiks teha ühe pleenumi, kus siis mitte ainult kultuurinõukogu inimesed algselt siis 24 koos teatriliiduga 28, vaid kõik loomeliidud ühiselt saaks võtta teatud seisukoha teatud küsimustes, mis olid juba tol ajal teravad. Ja peale seda vist 4 või 5 kultuurinõukogu istungit me siis arutasime selle ettevalmistamist, kuidas seda korraldada ja olid ka ettevalmistatud need dokumendid, mida siis seal vastu võtta või mida arutada. Ja tol ajal oli tulemas just aprilli lõpus või mais üleliiduline, ühesõnaga see saigi üleliidul olla mingisugune partei 19. kongress või mingisugune kongress või konverents, kuhu pidi siis saatma, kus see dokument oleks pidanud siis minema lisaks Eestile, et muuta see süsteem nii-öelda vene kesksest ära, nii nagu toonases konstitutsioonis on, et iga loomeliit või iga liiduvabariik vastavalt oma volitusele ja pädevusele otsustab neid asju. Ühesõnaga, et see ettevalmistus ilmselt oli avalikkusele kuulda, sest meie need kultuurinõukogu istungi järgselt Sirbis avaldasime lühidalt, kui lisaks ka vahele see suur kommunikee mingis teemas, aga seal toimuv oli alati läbivalt kirjas, et see toimus. Nii et ilmselt see ka avalikkusesse jõudis ja enne seda oli ka isegi, ma arvan, ükskord see korraldustoimkond oli kutsutud ka keskkomiteesse isegi. Mina olin ka seal, Põldroos ja Kiis ja kõik need, kes seal nii-öelda kõrgemad funktsionäärid olid. Nii et seda nii-öelda valmistas jutumärkides, aga oli kaasatud ka Valge Maja sellesse tegevusse. Ja nii ka oli presiidiumisse sellesse pleenumile kutsutud, nii toonane Soidla oli mingi ministrite nõukogu asetäitja ja Indrek Toome ja ka Rüütel, kes ei julgenud tulla ja ühesõnaga see oli selline kaasav üritus. Me kaasasime võimu, et ta näeks, kuidas olukord tegelikult on. Ja need dokumendid, miks ma neist räägin, need olid üldiselt, kui need praegu lugeda, nad on täiesti mingisuguses teises keeles. Nad ei räägi sellest, mida pleenumil räägiti või mis moodi asjast räägiti. Nad olid ikkagi väga doseeritult, aga nad rääkisid küll asjast, aga väga sellises kantseliidis ja sellises, parasjagu, mida oskas ainult Jaak Allik kirjutada ühesõnaga. Aga kui need dokumendid siis pärast Nõukogude Liidust levisid, siis nad olid seal ikkagi täiesti rabatud sellepärast, et ta oli kantseliidis, aga ta ütles asja ära. Ta ütles, et see süsteem on mäda, see sellisena ei saa edasi minna ja ühesõnaga. Nii et, mis sa küsisid? On teil veel küsimusi? Siis ma küsin lõpetuseks ise. Juhan Peegel õpetas žurnatudengeid omal ajal niimoodi, et kui intervjuu läbi saab, siis on üks kohustuslik viimane küsimus kõigile ajakirjanikele. Ja see kohustuslik küsimus Juhan Peegli käsitluse kohaselt oli, sa juba muheled, mida ma ei taibanud küsida. Ehk siis mida ma ei taibanud küsida või mida sa tahaksid veel meenutada?
ma arvan, et see kõige tähtsam küsimus oli, mida sa ei küsinud ja mida võib-olla väga paljud ei tea sellest ajast, on see, et nagu enda järgi ka tean, et me olime ju allutatud hirmusüsteemi, hirmuühiskonda, see oli ja loomeinimestel oli mingisugune, no öeldakse see kukuseltskond, aga no meil oli nii-öelda teine reaalsus, me elasime teistsuguses reaalsuses. Nii et võib ka niimoodi öelda, et see, mida me tõime või tegime, lähtusime sellest, et seda oma kukumaailma laiendada, et see valguks igal poole maailma. Ja selle nii-öelda lähtepunktiks oli nii-öelda isiklik eneseväärikus ja isiklik vabadus. Ja see isiklik vabadus tähendab seda, et me mõtlesime ennast oma tegevustes sellest süsteemist lahti, lõime oma keskkonna, aga väärikuses on see, et me ka kõige ebameeldivalt omat inimest tol ajal suhtusime temasse selliselt, nagu tal oleks võimalus jõuda meie tasandile, et me ei alandanud teda, sest igasugune teise alandamine tähendas, me tõmbasime endale vaiba jalgalt ära. Nii et see, mis tol ajal vähemalt minu missioon oli ja selle saate, otsesaate missioon oli jutlustada seda nii-öelda väärikuse taassündi, kes me olime selle süsteemi poolt maha surutud või et me õppisime vabaks olemist ja vaba inimeseks olemist. Et see on selle perioodi kõige tähtsam, ma arvan, kultuurinõukogu missioon väljapoole. Ega seda väärikust, tarkust ja viisakust napib meil tänapäeval. Nii et võiksime seda meeles pidada. Aitäh, Ignar, selle tunni eest.